Tere, Liisu siin. Head uut aastat teile kõigile. Kuna jaapanlastele on aastavahetus sama tähtis kui eestlastele jõulud, siis tänases videos tahan teile näidata sellega kaasnevaid traditsioone. Tänast jalutuskäiku alustame Nihonbashis Fukutoku pühamaa juures. Jaapanlased ei näe ennast uskliku rahvana, kuid eriti just aastavahetusel on palju kombeid, mis on Shinto usuga seotud. Üks nendest on aasta lõpus pühamu külastamine, et tänada jumalaid möödunud aasta eest. Aastavahetusel on kindlad kaunistused, mida kasutatakse ning siin selle pühamu kõrval on neid ka palju müügil. Kaunistused tasub üldjuhul üles panna kas 28. või 30. detsembril, kuna need on head numbrid. Lähme vaatame nüüd, milliseid kaunistusi linnapeal näeme. Alustame kadomatsuga. Selle kõige lihtsama variandi puhul pannakse ukse või väravate juurde männi oksad. Oksade suurust saab valida, mõni paneb suuremad, mõni väiksemad. Kyotos on ka selline variant, kus jäetakse juured külge. Juured sümboliseerivad kasvu ja jalad püsivad maapinna peal. Ja siin on suuremad ja uhkemad versioonid kadomatsust, mida mõned teist on ehk internetis emotikonina näinud. Ka need pannakse sissepääsu juurde paaris ning need on tehtud bambusest, männist ja sageli ka ploomipuu okstest. Männ sümboliseerib jumalate asukohta ja samas ka tervist. Bambus sümboliseerib elujõudu ja ploomipuu sümboliseerib head õnne. Neid leidub eri suuruses ja regiooniti võib nende kujuga erineda. Kadomatsu mõte on austada ja vastu võtta aasta jumalat ehk Toshigami, kes siis toob head õnne. Ning kolmas uusaasta kaunistus on Shimekazari. See pannakse samuti sissepääsu juurde. Poodides näed seda pea sissepääsu ees ning ka kodudes pannakse see ukse külge. See keelab kurjadel vaimudel koju sisenemist, õnnistab hea tervisega ja turvalisusega. Kui aasta jumal näeb seda, siis ta teab, et sul on ettevalmistused tehtud, et teda tervitada. Kui uusaasta tähistamine on läbi, siis 15. jaanuaril toimub rituaalne põletamine, kus saad põletada nii kadomatsu kui ka Shimekazari. Põletamine toimub sageli pühamutes. Kõiki neid uusaasta kaunistusi saab osta ka tavalistest toidupoodides. Lisaks on meil selline kaunistus nagu Kagami mochi, mis koosneb 2 suurest mochist. Ka selle eesmärk on tuua tulevasel aastal õnne. Kuna mochit ei sööda kohe, siis see jõuab vahepeal kõvaks minna. 11. jaanuaril lüüakse siis mochi haamriga puruks ning süüakse ära, näiteks punase oa supiga. Aastavahetusel sageli süüakse natuke kallimat liha, näiteks sukiyakiga. Süüakse ka osetšit ja sobanuudleid. Ka meie tegime vana aasta õhtul soba ehk tatra nuudleid. Need nuudlid sümboliseerivad möödunud aasta raskuste läbisaamist ja samas sümboliseerivad ka pikka elu. Tere hommikust! Praegu on kell 6:30. Meie ärkasime kell 5 hommikul ja sõidame nüüd Chiba prefektuuri outleti, et saada lakipääge. Ei tea, kas me saame, aga vaatame, mis seal head on. Meie oleme sealpool Dr. Martensi järjekorras, seal on umbes 100 pakki. Lootust on, et äkki saame. Külm on. Seisime praegu mingi tund aega järjekorras, et saada pileti, kus on siis suurus kirjas ja siis mingi kella 9 ja 10 vahel lähme uuesti ja siis saame lõpuks kätte. Nii külm on täna. Ja teistes kohtades on veel hullemad järjekorrad. Ma ei tea, kas nendel on ka piletisüsteem. Ja me lähme vaatame, kas leiame veel midagi head. Lõpuks sain. Kõidas. Jaa, Gressi. Mul nii hea meel, et ma sain selle. Me käisime outletis ja Jaapanis on selline lugu, et jaanuari esimestel päevadel on müügil sellised asjad nagu lakipäägid, mis on siis nagu üllatuskotid või siis nagu siuksed
kuidas öelda, õnnekotid, et sa ei tea, mis seal sees on, aga sa maksad mingi kindla summa ja siis seal on nagu mitu korda suurema väärtusega asju sees. Aga sageli need asjad on nagu eelmise aasta jäägid, aga mõnikord on seal nagu päris head saaki ka. Ja meie selle aasta eesmärk, ka eelmisel aastal oli meil see eesmärk, oli Dr. Martensi see Lucky Bag ja see maksis 20 000 jeeni ja siin on sees 3 paari jalatseid ja kui mõelda, et üks jalatsipaar on nüüd mingi 27 000 jeeni, siis on tegelikult päris hea diil. Ja ma ei ole veel avanud, nii et nüüd hakkame vaatama, mis siin on. Esimene. Siuksed jalatsid. Oi. Oso. Järgmine. Siin on sandaalid, mingit erksat värvi. Ülesi. Ma olen nii õnnelik, et need on roosat värvi. Ja nagu just see minu lemmik roosa ka veel ja nende sandaalid üldse on nagu hästi mugavad, hästi mõnusad. On mega hea meel selle üle. Ja metsä üresi. Mite. Kaiku näe. Ja metsä üresi. Metsä üresi. Nii, ja viimane. Siin peaks olema siis saapad. Ja... Need vist lähevad müüki. Ja kurat, on mürkana. Jaなんかね、15年前ぐらいのファッションとかだったら使ったかもしれないけど。だね。お疲れ。Ja see on kõik selleks korraks. Uue aasta esimesel päeval süüakse sellist suppi nagu osooni. Lühidalt ja väga lihtsustatult öeldes on see motsisupp koos sojakastme ja kanaga, kuid retseptid varieeruvad regiooniti. Mina teen alati Kanto regiooni retsepti järgi ja selle supi söömise tähendus, et ikka tuleval aastal kõik hästi läheks. Lisaks me alati ostame tatemakit, mis on minu lemmik uus aasta söök. See on kergelt magus omletirull. Kartulid ei söö keegi aastavahetusel.
ja siin on video eelmisest aastavahetusest, kui tellisime traditsioonilise aastavahetuse söögi osetši. Seda võib muidugi ise ka teha, aga see on väga suur ettevõtmine. Osetšis on igal toidul oma tähendus ja mõte on, et kõike sööd natukene.無駄な買い物しないでって。